Tervist, mina olen Marti, väga suur Sony fanboy ja just hetk tagasi ilmus Sonylt uus kaamera A6400 Fotopointist mulle saadeti kasutada, proovida seda kaamerat, see on mul selja taga. Hetkel filmib Sony A73, mis on tõsiselt ka minu üks lemmikuid kaameraid. Vaatame, mis see kaamera teha suudab. Mainin ka ära, et tegelikult ennem seda kaamerat oli mul Sony A6500, siin sees on siis A6400, mis on mingil määral nagu edasiarendus, aga osade jaoks paberil nii-öelda siis nagu tagasi samm. Ise olen vaadanud erinevaid reviewsid ja olen täpselt niimoodi kahe vahel, et kas see nüüd on nagu hea või halb või mis värk on. Ilmseltki paljud, kes seda videot nüüd vaatavad, mõtlevad, kas see on see kaamera, mida endal osta, nii et selle video lõpuks saame ehk sellele küsimusele ka vastuse. Ma ei hakka teile mingit väga hullu unboxingut tegema, seda saate ise teha, kui te kunagi selle kaamera endale peaksite ostma. Sellegi poolest see on alati vahva seiksin, kus seda nagu lahti teha. Vana hea, siin tulevad kõik manuaalid, kõik muudest kaasa. Neid keegi niikuinii ei loe. Niiviisi, päevaka möödunud käisin selle kaameraga natukene ringi, nagu näha on praegust töö ka. Nii et valgusolud on natuke teised, kui te hakkate võrdlema nüüd selle kaameraga, mis siin eelnevalt filmis. Korraks ma lihtsalt teen ka siia kõrvale siis klipi näiteks sellega, et näidata, kuidas nüüd need võrdlevad omavahel, sest et eelnevalt ma filmisin veel HLG profiilis, mis on ka tegelikult selles kaameras olemas, mis selle kaamera just teebki mulle väga meeldivaks. Ja veel see kõrvale tahaks näidata ka veel mitte nüüd kõige viimast RX100 pilti, aga kuigi siiski üsnagi hiljutine RX105, mis on ka siis jällegi Sony poolt on ja võrdleme kõik kolm hoopis koos korraga. Nii, RX100, A6400, A73. Nii. Ma ei teagi nüüd, kui suur vahe neil kõigil on. Sellest kaamerast lihtsalt nii palju jutt. Kui sa tahad lihtsalt vlogida, siis see kaamera on natukene palju sulle. See kaamera siin juba on vägagi mõistlik. Päris paljud vlogerid siiamaani kasutavadki seda kaamerat, nagu ma eelnevalt mainisin just selle flip-out screen'iga, mida sa siis saad ennast vaadata. Nüüd on nagu tõesti teinud siis Sony sellise vahva kaamera, nagu see meil siin on, millel on flip-out screen ja üks väga suur lisa, mida me kõik oleme nüüd siin tahtnud vlogerid väga kaua aega, et sul on võimalik flip-out screen'iga siis ka lisada sinna otsa mikrofon, mis see on ikka. Siis ma käisingi eile väljas ja testisin seda sama mikrofoni, mis siin sees on ja mis siis saab, kui ma selle siia peale panin. Niiviisi, nüüd siin on lihtne helitest, kuidas siin on heliga. Vaatamegi, kui hästi minu enda tekst jääb selle kõige juures siin peale. Ei ole just kõige tihedama liiklusega tänaväär, kuid siiski midagi peaks toimuma. Paneme järgmiseks kohe siia mikrofoni peale, vaatame, milline erinevus on. Ja nüüd me oleme siis selle tutikese mikrofoniga, kui nüüd ausalt öelda, siis seal tagant ei näe ma mitte midagi. Ma pean ikka siit kuradi õõritama ja vaatama, aga ei kurat, mitte midagi pole näha. Levelid on ka veel paika panemata, ma pole veel settingutesse nii täpselt süvenenud. Selle testi eesmärgiks on nüüd aru saada ka, kui palju see nüüd tegelikult siin siis võbiseb või väriseb. Kui võrreldakse A6500 ja 6400, siis sellel samal mudelil just võeti ära seest siis see keresisene stabilisaator. Ütleme niimoodi, et üsnagi kasutuks muutub see flip-out screen siin üleval, kui panna see mikrofon sinna peale. Loomulikult on võimalik osta erinevaid jubineid vahele, mis panevad selle sul siis kõrvale kuhugile poole, et sa ikkagi näed ennast. Aga jällegi lisaväljaminek. Loomulikult kuulsite ka heli, mis sealt ise välja tuli. Minule endale tundus, et see on natukene parem, kui veel natukene nagu nende levelitega mängida, et saada just õige heli paika, siis sellega saab kindlasti parem heli. Nagu te kuulsite, tuulega kiskus ikka natukene krabisema see heli, aga samas siia saab peale panna ka need deadcatid või niisugused tutikesed, mis aitavad ära hoida selle tuule sisse puhumist. Aga üleüldiselt ma olen üllatunud, sest autofookus nüüd, kui ma kasutan seda kaamerat, ma olen aru saanud, kui hea autofookus on nendel väiksematel kaameratel. Ma ei tea, miks sellel küll võibolt nii hea autofookus pole, aga A6500 ja nüüd see A6400 on lihtsalt super head autofookusega. See on lihtsalt täiesti võimatu, nagu te näete, ma tulen siia kaugemale ja mind hoiab ilusti fookuses. Vaatame, kui lähedal ma tulla saan. No, ilmselt olen fookus kaugusest väljas. Nüüd lõppküsimus. Kas osta see kaamera endale või siis mitte? Ütleme nüüd ausalt ära. Ta on nüüd kõige odavam kaamera, nii et kui me vaatame vlogerite kaameraid, siis tegelikult on olemas võibolt natukene odavam variant. Ma kohe näitan seda. Täpselt samamoodi flip-out screen'iga, millel käib siia peale ilusti see sama mikrofon. Et mitte midagi ei jää sul kuskil ette ja sa saad rahulikult vaadata seda. On olemas tõesti Canonilt üks niisugune odavam variant, aga kui sa maksad natuke rohkem, siis sa saad ka natukene rohkem nagu ikka. Sony puhul on alati see pildi kvaliteet väga terav, nagu mul siin teised YouTuberi sõbrad, kes on läinud ka Sony peal üle, ütlevad, et
tõesti natuke liiga terav on, isegi kõiki punne näeb, siis tõesti, kui sa tahad lihtsalt vlogida, võib-olla tõesti lihtsalt kas võtta mingi selline asi või siis selline lihtsam kaamera, kui siin see heli nii väga ei huvita. Aga kui sa tahad juba saada natukene midagi rohkem erilismet, võib-olla teha mingisuguseid montaaže, mine sa tea, arendada edasi oma filmi tegemise skill'e, siis ma arvan, et A6400 on nüüd väga hea valik. Või miks mitte A6500, aga sellegipoolest, kui sul on väga oluline see, et sa just näeksid ennast, siis A6400 on väga hea valik. Aitäh minu olemast ja loodan, et natukene tegi sinu valikut lihtsamaks. Tšau!